Head uut aastat kõigile, mina olen endiselt Irina ja kanal on endiselt Lahe loeb. Tänases videos räägin natukene jaanuarikuu plaanidest. Algselt plaanisin teha ka väikese lugemisnimekirja mängu, aga sain aru, et see on liiga ohtlik minu jaoks. Nimelt katsetasin paari videot ja need nimekirjad tulid liiga jubedad. Kuidagi mul üldse ei vedanud ja ma leidsin kogu aeg väga selliseid hirmutavaid raamatuid, need olid liiga paksud ja kui neid kogunes mitu tükki, siis ma tunnen iseennast väga hästi. Ma tean, et ma ei suuda neid kõiki läbi lugeda kuu ajaga. Nii et plaanid hakkavad edaspidi välja nägema nii, et ma ütlen, mis väljakutsetes ma osalen, mis ma sinna plaanin panna. See on siis lugemise väljakutse grupi suhtes konkreetselt. Osalen seal see aasta 2 miniväljakutses. On siis jaapani kirjanduse väljakutse ja ulmekirjanduse väljakutse. Samuti vahelduva eduga jätkan ikkagi ka põhiväljakutse tegemist, kuigi selle täitmine ei ole ka see aasta minu põhieesmärgiks. Mis tegelikult ei võiks kunagi olla põhieesmärk. Põhieesmärk on siiski lugeda ja sellest naudingut saada. Ja kui vähegi võimalik, siis ka 12 ukse väljakutses, mis see aasta välja kuulutati nüüd seal. Et mul esimene teema tundub väga sobiv ja ma võib-olla isegi loen midagi sinna ära. Et üks raamat, mis sinna läheks, mul on täitsa olemas. Konkreetsetest raamatust rääkides jaanuarikuu ja üldse üks, mis mul jäi rääkimata tegelikult on minu üks pisikene isiklik väljakutse, mis ei ole tegelikult nii pisikene, sest see, mis ma seal lugema pean, on väga suur. Aga alustame siis, ma arvan, Jaapani väljakutsest ja ulme väljakutsest ja siis räägime edasi minu pooleli olevatest raamatust, mis niikuinii lähevad jaanuari nimekirja ja ka raamatutest, mis ma tahaksin lugeda, ehk siis minu isiklik väljakutse näiteks. Jaapani kirjanduse väljakutses on vaja lugeda vabal valikul mõne jaapani kirjaniku teos. Minule valik kukkus suht sülle, sest töö juures taaskord pandi mulle järjekorda üks äsja eesti keeles ilmunud jaapani autori teos ja see on siis Haruki Murakami Tantsi, tantsi, tantsi. Murakamiga mul on sellised üsna ebapüsivad suhted, et mõni asi mulle meeldib, mis ma olen lugenud ja mõni asi jälle ei ole üldse istunud. Nii et vaatame, kuidas see raamat läheb. Aga see on siis jaapani kirjanduse väljakutses, sellega ma saan kindlasti hakkama, see ei ole üldse probleem. Edasi, ulmekirjanduse väljakutses on see aasta selline olukord, et iga kuu alguses heidetakse välja 3 teemat. Sa võid ka kõiki 3 lugeda, aga sa pead põhimõtteliselt läbi lugema ühe nendest. Ehk siis sel kuul kuulutati välja, et on vaja lugeda kas ulmeantoloogia, ehk siis ulmekogu Arthur C. Clarke'i teos või Veiko Pelialsi teos. Mina vaatasin oma koduriiulit, kuna ma jätkuvalt plaanin ja tahan ja soovin ja loodan lugeda oma enda raamatuid. Kuigi mul on ka raamatukogu raamatute käru raamatuid pungil täis ja neid tuleks ka lugeda. Aga koduriiulist leidsin Lilled Algernonile ja see läheb siis lugemisse see kuu. Peaksin ka sellega ilusti hakkama saama, kui mind ei taba just lugemisblokk. Nii, edasi. Minu isiklik väike väljakutse, mis ei ole tegelikult nii väga väike. Igatahes ma vist ei maininud seda eelmine aasta mitte kordagi, aga mul on juba mitu aastat riiulil seisnud The Wheel of Time'i sari. Autoriks siis Robert Jordan ja nüüd ma olen otsustanud, et ma tahan see aasta selle sarja läbi lugeda. Selleks, et seda teha, tuleks alustada kohe ja see mul plaanis ongi, ehk siis jaanuarikuusse Eye of the World peaks tulema lugemisse.
ma olen selle kohta kuulnud kahetisi arvamusi, mõne jaoks on see väga igav ja ei meeldi, mõni jälle kiidab taevani. Eks ma loen ja saan ise teada, kuidas asi on. Selles suhtes ma väga-väga loodan oma meelekindlusele ja tahtele, sest et see väike tellis hirmutab mind päris korralikult. Raamat, mis on praegu pooleli ja mis niikuinii läheb kuhugi lugemise väljakutse grupi teemasse, on Anna Jonesi Naine valges kimoonos. See raamat sattus minu eelmisel aastal loetud raamatute nimekirja sellise väikse kõhklusega, sest ma ei olnud üldse kindel, et ma seda läbi lugeda jõuan 2020. aasta lõpuks ja nagu näete, ma ei jõudnud. Mul on umbes pool raamatust loetud ja läheb siis ka jaanuari nimekirja. Ja edasi on üsna lahtine, mida ma loen. Ma tahaksin lugeda paari raamatut, nii et ma ei hakka siin avaldama, vaid teen siis eraldi kokkuvõtte. Jaanuari plaanidest veel nii palju, et kuna mul jäi tegemata mingi osa eelmise aasta lõppu planeeritud videosid, siis ma puistan need siia jaanuari alguse poole laiali. Nii et peale seda videot on tulemas veel mõned, mis oleks pidanud tegelikult tulema välja eelmise aasta lõpus juba. Aga jah, et nagu ütlesin, lugemisnimekirja mängust ma hetkel loobun. Kui ma midagi välja mõtlen, siis võib-olla. Aga jah, see on siis minu nimekiri. Ma loodan, et teil on ka jaanuarikuuks juba plaanid tehtud, mida lugeda ja kui palju. Ja näeme siis järgmises videos. Nägemist!